Kotka tänav 6 korteriühistu uuendas hiljuti oma naabrivalvelepingut. Korter 45 poeg, noor poeg, 20, käib tööl, tuli lõunale koju ja pani ratta siia selle posti külge. Ja kui ta ära sõi, siis tagasi tulles enam ratast ei olnud. Ja ometi tal oli sellega kõva niisugune kinni pandud. Katki lõigati. Ja loodate selle probleemi nüüd naabrivalvega lahendada? Loodame, et naabrivalve jälgib, aknad on siia poole, nad näevad. Üks nendest, kes akna peal valvet peab, on majaelanik Sirje. Aga olete siis täheldanud ka siin ümbruskonnas sellist kahtlast elementi liikumas? On ikka tulnud ette ja kui siin annavad alt kella, siis ma tulen ikka akna peale, ma enne ei ava, ma ikka vaatan, kes tuleb ja ma küsin, kuhu korterisse läheb ja et ikka silm on peale, aasta ringsel ma istun siin akna peale. Tallinnas on naabrivalvesektorid kokku 120. Marek Väljari ütleb, et tänu naabrivalvele on ära hoitud nii mõnigi kuritahtlik sündmus. Näiteks 2020 oli meil Kadriorus oli üks selline juhtum, kus jaanipäeva öösel löödi telliskiviga loomapoe aken puruks ja see oli nagu 2 viset veel selles mõttes, et seal olid topeltaknad ja seal naabrivalve piirkonna üks elanik kuulis seda, jooksis välja ja siis oli tõesti nagu Ameerika filmis, et käis läbi hoovide tagaajamine. Viimase 5 kuu statistika näitab, et varguste arv eluruumides Tallinnas on langustrendis. Sama ei saa aga öelda üldiselt varguste kohta. Kortermajade koridorid, elumajade hoovid, kortermajade hoovid, siis peab paraku tunnistama, et ikkagi see 5 kuu seire näitab seda, et kõik, mis jääb väljaspoole eluruumi, selles osas on varguste arvukus mõningases tõusus. Aga mida siis varastatakse? No kõik, mis on kergesti kättesaadav. Kui me räägime nüüd nendest eluruumide poole pealt, siis eeskätt jalgrattad, koridori jäetud tööriistad. Naabrivalve on seega igati õigustatud ja oluline on hoida hea naaberlikke suhteid, eriti nüüd, kui ees on ka puhkusekuud. See peamine iva on ikkagi see, et selles piirkonnas hakkaks tekkima see sotsiaalne kapital. Ehk siis see, et inimesed üksteist tunneksid, et nad omavahel suhtleksid ja tegelikult see tekitab selles piirkonnas inimeste vahel usalduse. Ja kui meil on omavahel usaldus olemas, siis me tegelikult hakkame ka märkama, mis meie selles piirkonnas toimub. Ja kui sellesse piirkonda tekib midagi sellist, mis selle igapäeva elu juurde ei kuulu, siis sellele tuleks tegelikult kohe reageerida.